Tere ja tere tulemast veel toredale minivebinarile teemal ilu ja mitmekesine elamine. Mina olen Epp Aadler, enesemeisterlikkuse coach, koolitaja, mõtestaja ja millega ma tegelen, ma aitan inimestel, ma arvan, iseenda ja eluga paremini sõbraks saada ja saada aru oma jamadest, sest tihtipeale need jamad on ikkagi on mingil kujul tähendusprobleemid või segadusprobleemid ja tihtipeale on vaja siiski kedagi, kes aitab lihtsalt kaasa mõelda. Ma aitan tulemuse kaudu selleni, et tekib nagu põnev olukordade lugemise võime ja endaga nii-öelda enda juhtimise parem võime. Ja minuga on siin Kaia Kardma, holistiline nahaspetsialist. Kaia, millega Aitäh! sina tegeled? Nii tore on olla siin, jagada neid iluteemalisi mõtteid, sest ilu ja naha heaolu on olnud minu selline suur kirg tänaseks üle 15 aasta. Ehk siis tahaks mõelda natukene, et enam-vähem tead nagu läbi ja lõhki seda naha teemat, ent ometi olen iga mingisuguse perioodi möödudes suutnud süveneda mingisugusesse uude põnevasse võtmesse. Ehk siis täna vaatan naha tervist läbi sellise funktsionaalse kogu keha kui terviku võtme ja oi kui põnev on neid erinevaid sümptomeid, erinevaid märke, erinevaid muutusi tuua siis mingisuguseks selliseks loogiliseks, justkui nagu veidi nagu tõlgina lahti selgitada ja kuidas need nii-öelda lahendused siis nendele sümptomitele tegelikult tulevad ikka läbi selle, et õpid olema iseenda keha detektiiv, olema iseendaga veidi paremas kontaktis ja sinu kepp on sellest kõige põnevam minu meelest rääkida, sellepärast et see mõtete jõud, mis meil siin peas on ikkagi ülitugevas seoses sellega, mida me oma silmadega näeme ja mida me oma kehas nagu kogeme iseenda selle naha heaolu mõttes. No vot, kui äge. Ma isegi lisaks sinna, mulle tundub, vahepeal on hästi ohtlik, ma arvan, et see ei ole ainult mõtted. Ma arvan, hästi ohtlik on see, ma arvan, me mõtleme ja tunneme ikka kogu kehaga. Minu jaoks on hästi tähtis nagu rõhutada, et keha on rohkem kui aju, sest mulle tundub lihtsalt tänasel päeval on seda ajukesksust nii palju. Ja ma arvan, et see on natukene, ma näen seda, et see viib inimesi natuke kraavi ja viib inimesi natuke liiga palju mõtlema, mis on natuke naljakas, et mulle tundub, et kui tihtipeale on see, et inimesed ei mõtle piisavalt, siis mulle tundub, et vahel nad jäävad nii-öelda liiga mõtlemisse, võib ka kinni jääda. Aga meil on siis täna selline võib-olla natuke ootamatu ja ma arvan, et mitte tavapärane kombinatsioon on seal pealkirjas. Ilu ja mitmekesine elamine. Ma ei ole kunagi näinud, et keegi oleks sellisel kujul kokku viinud üldsegi. Ja ometi, et kui me hiljutine Tee rahu oma peegelpildiga programmiga, siis see oli üks märksõna, mis tuli osalejatelt, mulle tundub, kõige tugevamalt esile. Et selle mõtte kandmine oli kuidagi eriti oluline ja see on eriti toetav. Ja see oli ka üks põhjus, miks meil tundus, et selles minivebinari sarjas see peaks olema üks fookus, et miks siis rääkida, mida me mõtleme selle all, et kuidas siis käib mitmekesine elamine ja ilu kokku. Mis sina, Kaia, mõtiskled sel teemal? Kuidas sulle nad kokku käivad? Ma oma peas näen siin tegelikult mõnes mõttes sellist nagu kolme nagu erinevat laiemat aspekti. Ehk siis üks kui selline ilu ja keha, et see on nagu omavahelise tasakaalu peegeldus. On üks pool. Selline mitmekesisus elus on mõnes mõttes kui eluvitamiin. Ja võib-olla tuua siia juurde selline eneseaktsepteerimise aspekt ka veel. Ehk siis sellised 3 tugevat alust. Üks neist on võib-olla eriti füüsiline, ehk siis see nii-öelda sisemise, välimise poole kõige selle tasakaalu peegeldus, ehk siis selleks, et sinu nahk näeks hea päriselt välja. Päriselt, et sa tunned, et ta on klaar, ta särab, ta on selline mõnus, selline glow on, et see tuleb millestki.
okei, silmades ära on ka veel miski, on ju, mis siin võib-olla veel mingi aspekt juures on ju ka, aga see tuleb pigem sellest, et kui hästi sinu seedesüsteemid töötavad, milline on sinu see mikroelustik sinu kehas, nahapinnal, keha sees. Ega ei ole põletikufooni kehas, täna kipub olema väga-väga paljudel sellist erinevaid tüüpe madala taseme sellist mikropõletikku ja mida ta teeb, ta tegelikult trigerdab kogu sinu immuunsüsteemi kogu aeg üle ja ei lase optimaalselt toimida. See on sama nagu sinu elujõule oleks mingisugune kopratamm ette ehitatud vahele. Ta lihtsalt hakkavad mingisugused teemad kuhjuma, jääkained ei pääse kehast välja, toitained ei pääse ligi ja kui see tammikene sealt nüüd ära nii-öelda lõhkuda sinu elujõelt, eluenergiajõelt, iluenergiajõelt, kõige selle osas, mis peaks nagu funktsionaalses mõttes kehas ringi liikuma, siis see on see koht, kus tegelikult saad, kuidas öelda, sa raku tasandini välja oled nagu täiuslik põhimõtteliselt, täiesti piiritult ja ääretult täiuslik. Ehk siis su keha raku tasandil välja tahab kogu aeg uueneda. Nahk kaasa arvatud, nahk on lihtsalt üks organ kogu kehasüsteemist. Ehk siis nii kui tal on olemas ressursid ja me võtame maha plokid, sa hakkad liikuma paremuse poole, see on vältimatu. Ei ole küsimust. Aga mis on meil tänases selles infokülluses probleemiks? On see, et neid lahendusi on nii palju. Igaüks on teisest targem, on ju, hea rääkida, tundub nagu targutab siin ka, on ju. Aga neid süsteeme ja võimalusi mõnes mõttes on nii palju neid teesid, mida mööda nagu minna. Ehk mida kiputakse tegema on see, et proovitakse natuke seda, proovitakse natuke teist, proovitakse natuke kolmandat, aga jääb puudu sellest järjepidevusest ja sellest süsteemsusest rutiinides. Olgu selleks rutiiniks siis vee joomine, teadlik söömine, nahahooldus, liikumine, kõik see, see süsteemsuse järjepidevus lonkab. Ehk siis katsetatakse küll, julgetakse proovida, aga veidi kaootiliselt võib-olla on nagu see pool. Ja kuigi me oleme sellised, kuidas öelda, ise optimeeruvad olendid, kohe kui meile antakse nii-öelda need võimalused, ressursid, siis vahest on see tasakaal nii palju paigast ära, et tuleb nagu veel teadlikumalt tegutseda, nagu kuidagi, kui saad ikkagi minna nagu step by step, et elevanti ei sööda ka terve nagu kerena. Et mis mõtteid see sinust trigerdas praegu, mis sinul siin nagu seostena üles tulevad? No selles mõttes on ta nagu, ma olen nagu nõus, et ma arvan, et mitte nõus, loomulikult nõus, et nii-öelda see mingi tasakaalu teema, lihtsalt see tasakaalu sõna on ohtlik, nagu lihtsalt mu jaoks nagu keeruline sõna, aga selles mõttes täpselt, mis sa räägid, et kui mina töötan inimestega, või ütleme niimoodi, kõik inimesed, kes muidugi tulevad, on eks ju mingisuguses segaduses. Ma arvan täpselt samamoodi sinu juurde, eks ju. Et ühesõnaga mingi asi on, mis tundub, et ei ole hästi. Või ühesõnaga mingi asi on ja mingi segadus on. Ja ma arvan, et nagu ikkagi esimene, mis tähendab seda, et midagi on paigast ära, eks ju. Ja siis ongi nii, et vaja tegelikult küsimus selles, et lahendama kohe hakata. Tegelikult on vaja, ma arvan, kedagi, kes aitaks üldse aru saada, mis jama on. Ja mulle tundub, et me elame praegust ka mingisuguse, ma arvan, et juhtimises, mingisuguse enesearengus on sellist tohutut seda tulemuskesksust. Et ärme räägi probleemist, paku lahendusi. Ja mulle tundub, et see on täpselt see, mis vallutab nüüd selle aju ära. Ja minu lähtuga on see, et oled sa kindel, et see kõige probleemi lahendad. Et ma arvan, et sina koged täpselt, kui ma olen sinuga rääkinud, täpselt sama asi, et oled sa kindel, et sa täpselt nagu, ma ei tea, ilu suhtes või enda suhtes, et ka sa lahendad ikkagi õiget probleemi. Ja minu tööst tuleb tihtipeale välja, et probleemi ei ole tegelikult. Et probleem ongi see, et mul on kõrini või mul on igav või mul on mingisugune nagu hoopiski, et on tegelikult selline suhteprobleem. Ta ei ole tegelikult üldsegi nagu mingisugune, loomulikult on probleem, kui ma tajun probleemi, eks ju. Aga igal juhul nagu, ma arvan, et minu jaoks see esimene nagu ravi tegelikult, et kui sul tekib stress, kui sul tekib rahulolematus, on enamasti on ikkagi see, et inimesed on väsinud, inimesed on toitmata, täpselt sama, mis on see nahaprobleem, eks ole. Et nad on kurnatud, nad on väsinud, mis tähendab, et meil tekib ruumi jääb väheks. Mis tähendab, meil tekib see koht, et mul on nagu kitsas ja ma ei mahu just nagu oma ellu ära.
ja kõige kiirem viis, ühesõnaga, et kuidas seda nagu tuua mõnes mõttes, ongi tegelikult ikkagi, no ma ei tea, puhka, toit nagu selles mõttes söö hästi, et tee endal nagu see füüsiline nagu mingisugune taastumine. aga ma arvan, et nagu number üks asi, mis aitab, on siiski rõõm. ja see on see, mis ära kaob, kui jamad tekivad, meil kohe läheb see rõõmuoskus maha. ja ma arvan, see mitmekesine elamine tegelikult minu jaoks tähendabki nagu tegelikult nagu rõõmu hoidmist. ja mina nimetan rõõm on oskamine, sest see, et su elus on ilgelt nagu halvad asjad, et ma ei tea, inimesed surevad ära, sa, ma ei tea, kaotad töökohti, suhted lähevad halvaks, kehaga juhtub midagi, ma ei tea, tervis läheb kehvaks. sel hetkel on rõõmuoskus kõige tähtsam. ja kui sa seda nii-öelda rahuajal ei oska teha, mida väga paljud inimesed kuidagi unustavad ära sellest tohutult, noh, kuna see hõivatus tundub, et on äge asi, siis tulemus on see, et kõik kukub kokku. et ta selles mõttes, mõnes mõttes see, ja ma tean, et paljude inimeste jaoks on see ja ma nagu rõhudalt kasutan seda sõna rõõm, mitte mingit õnne või heaolu, sest ma arvan, et õnn ja heaolu on mingil kujul nagu tagajärjed ja minu meelest need võiksid olla nagu, mulle tundub, et need on hästi nagu sellised ja rõõmus, ma ei mõtle seda, sa naerad kogu aeg ja sa oled hästi rõõmus, aga rõõmoskusena, et ma täpselt oskan seda mingi hetke rõõmu tunda, ma oskan nagu teha seda, et mul on see rahulolu, et isegi kui on kõik kehvasti, ma täpselt enam-vähem, ma ei tea, aga ma juuksed võin ära kammida, ma võin panna ennast nagu kenasti riidesse, isegi kui ma ei tunne ennast suurepäraselt. ja need on hästi praktilised vahendid, millega on võimalik jube kiiresti ennast nagu toetada. ja see ei ole küsimus see, et ma nagu pean seda tegema, vaid nad muutuvad abivahenditeks ja see on see, mida me oleme ka rääkinud, et nii-öelda see ilu eest hoolitsemine. et kui üks pool on see, et ma arvan, et ilu on tagajärg, et ta ongi nagu mingi mõõdik või näitaja või sümptom. see ongi see, et noh, küsimus ongi, et ilu võrreldes kellega? Ilu võrreldes minuga. see on hästi tähtis. Ilu võrreldes minuga ja see, et ma olen täna vähem hall kui eile, on minu tänane parem ilu. Mitte ei ole see, et ma vaatan, et keegi särab ja mina ei sära nii palju. jah, see võib olla mu nii-öelda soov ja ma võin tulla täpselt Kaia või Epu juurde ja küsida, kuidas ma sinna jõuan. aga see ei ole nii-öelda see mõõdik, vaid mõõdik on võrreldes mina. Eks ju, et ma nii-öelda ei lähe halvemasse seisu, ma saan aru, et ma olen kehvas seisus, aga ma ei läheks halvemasse seisu. see on natuke nagu on see esmaabi, eks ju, et esmaabi andja ülesanne on hoida, et olukord ei läheks hullemaks. Mitte sa ei pea operatsiooni hakkama tegema, kui keegi on kukkunud, vaid sul on vaja teha, vaadata seda, et talle mingi järgmine tala pähe ei kukuks, eks ole, et mingisugune uus jama. ja mulle tundub, et see enda eest hoolitsemine on nagu sama asi. ja seetõttu, kui ma nagu vaatan, mida inimesed teevad, et kus see probleem mõnes mõttes on, siis ma näen, et probleem on kahtepidi. üks on siis see, kus inimesed üldse ei hoolitse, sest nad on hästi uhked, neil pole üldse aega. siis võiks öelda, ma tean, et inimesed teevad ka, aga elu neil ka ei ole. ja see ei tähenda tihtipeale üldse seda, et me peame hakkama vähem tööd tegema, aga targemalt on vaja hakata tegema. ja selles mõttes, et ja tihtipeale lahendus on see, et enesehool või rõõm või täpselt mingid mõnuhetked ja need võivad mikrod olla. et seesama, mida me sinuga räägime, et ongi see mingi naha hoolitsemine, ei tähenda tundide viisi midagi tegemist. see on targad süsteemid, targad vahendid, targad võtted on see tegelikult. ja ma arvan, et seal ei ole absoluutselt vahet, kas ma tegelen vaimselt endaga, füüsiliselt endaga. Need on need mikromõnud nagu mõnes mõttes see mikrohoolitsus ja mikromõnu on see lahendus tegelikult, eks. ja siis on ja teine on see, et ikkagi sel hetkel, kui inimeste elu läheb mitmekesisemaks, ikkagi inimestel on jube tühjad elud, õudselt igavad elud, mulle tundub meil. ja selles mõttes on jälle see, et ja ma arvan, sellega tuleb tööd teha, vaid minu kogemus on see, et mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma pean selle eest vaeva nägema, sest nagu elu, inimesed su ümber sulguvad, elu läheb selles mõttes nagu hästi kergesti, et nagu sa ütled, mind paelub, vaata minu uuringus see, et nagu sa ütled, et elu tahab terveneda, areneda, uueneda ja mina arvan, et meie tahame ka. Aga me kultuuriliselt hakkame uskuma, et me oleme vanad, enam ei tee, enam ei saa. ja siis on see, et mina võin seal ju tahta, aga kui sul ümber on, ma ei viitsi. Eks ju, ja mina vähemalt tunnen, et see on nagu, et ma arvan, et see vanusegrupp, kellega me räägime, on see, et sellega tuleb tegeleda, selle eest tuleb nagu hoolt kanda. Ma arvan, et neid mustad laed on meie toas ja ta tuleb ise ohjata, et ma ei oleks sellises mürgis kogu aeg, eks ju. ja täpselt sama võib olla need nagu ülehoolitsejad, vaata, kes on nagu teevad ennastki nagu natukene nukuks. Ma arvan, nende eest tuleb ka ennast kaitsta natukene, sest muidu on tunne, et ma pean ka tegema, eks. Aga see on nüüd see koht, kus mina olen valija, mina olen tegija ja mina nagu täidan oma elu, mitte ma kogu aeg ütlen, no ma ei saa, keegi ei taha minuga tulla. No eks on jälle selline nagu, need on õigustused ja ma ei ütle seda, et see lihtne on, aga ma arvan, küsimus on, et mõnes mõttes ilu ja mitmekesine elamine on küsimus, kas sa tahad elada.
ja kas sa väärtustad ennast ja kas sa väärtustad nii-öelda ja olemasolemist. Kuna mina lähen nagu selle koha pealt, minuks on see, et kas ma väärtustan minu olemasolemist, on minu meelest see, miks ma väärin nagu elamist, miks ma väärin enesehoolitsust selleks, et ma saaksin seda võimalikult kaua kvaliteetselt teha. Ja seetõttu ma arvan, see mitmekesine elamine on, nagu sina ütlesid, väga hea on see eluvitamiin tegelikult. On ta iluvitamiin ja eluvitamiin, et ma arvan, see on täpselt mingisugune baasasi ja ma näen, et see on nagu, see on kõige kiirem abivahend. Sihuke mõte tuli. Täiega nõus. Mul on nii hea meel, et sa tõid sisse tegelikult selle nagu minimalistliku ja maksimalistliku lähenemise, olgu selleks siis nii toodete valikus kui ka võib-olla selles enesehoole võib-olla astmes siis nii-öelda, et mida tehakse või mida tegemata jäetakse ja kus see valikute piir siis jookseb ja kes siis kuhu sellele skaalale nagu potsetanud on. Et võib-olla kõige sellisem suurem küsimus, mida ma enda klientidelt küsin, keda ma nii-öelda esimesel korral võib-olla kohtan tegelikult hiljem ka, et kas sa tunned ennast hetkel oma nahas hästi? See on hästi, mõnes mõttes hästi lihtne küsimus. Teistpidi on ta nagu üdini sügav, sellepärast, et kui sa saad selle küsimuse mõttele päriselt pihta, sa saad ka aru, et see tegelikult on väga mitmekihiline. Et kas see puudutab nüüd seda, mida ma konkreetselt näen, et kas see puudutab nüüd seda, et justkui kuidas teised mind näevad, et sellepärast, et kas see võib tekitada minust tunnet, et kas ma tunnen ennast hästi. Me kõik oleme tundnud seda tunnet, et kui sa astud kuhugi ruumi sisse, siis käib nagu selline skaneering, on ju. Pea laest, jalad allani, ülevalt alla, võib-olla ise ka teinud, on ju. Vaatad ja paned nagu sinna, siis nagu lööd nagu natuke templi peale, et kuidas tundub, on ju. Et kas see nüüd on see nukukene või see on siis selline ennast tunnustanud memmekene, on ju. Ilma selleta tegelikult üldsegi ealiselt kuhugi sellisesse vanaema stiili võiks minna, on ju. Et kuidas ja kas sa tunned ennast oma nahas hästi? Ehk siis selline üsna sügav küsimus. Ja kui see nii-öelda tuleb kuskilt vastus nagu niimoodi hästi prauhti, siis on jube hea ongi minna natukene sügavamale uurima. Et kus see heaolu tuleb sinu jaoks? Et mis sind häirib? Mis on need kohad? Mis on nagu, et kuidas öelda, saada nagu selline adekvaatne pilt ette, võib-olla kaardistamise mõttes ka, et aga okei, noh, päriselt ka, et kas mind siis nagu häiribki midagi. Noh, näiteks naha puhul, et olgu selleks siis mingisugune otsmiku teeme või on need tumedad silmaalused, on ju. Seal võib olla väga palju erinevaid dünaamikaid, näiteks tumedatel silmaalustel, aukus silmaalustel, laiguliste silma, seal võib olla nagu tegelikult nagu 4-5 erinevat dünaamikat seal all. Miks ta selline on? Ja see, et Katile sobis üks silmakreem, mis tegi silmaaluse ägedaks, see tegelikult Tiinale ei pruugi absoluutselt sobida, sellepärast, et see dünaamika, selline nii-öelda naha all, mis toimub, võib-olla täiesti erinev. Ühel ongi seal uduõhukene nahk, kus paistavad veresooned välja, aga teisel on seal hoopis pigmentatsiooni probleem, mis kaugelt paistab ühtemoodi tume ja magamata. On ju? Aga lahendusskeemid on hoopis erinevad tegelikult nagu tehnilises mõttes, et millega sa mida poputama lähed lisaks sellele, et lihtsalt äkki oleks vaja rohkem juua, paremini süüa ja nii edasi, on ju. Et mis võibki turgutada seda nagu vitaalsust ka. Aga on asju, mille puhul ikkagi on vaja võib-olla minna nagu mõnes mõttes tehniliseks, kuidas seda nagu paremaks teha ja teistpidi siis nagu seda laiemat pilti, seda iseenda kuvandit iseendast tunnetada ja sellega rahu teha, mis just nimelt see meie nii-öelda lõppenud nii-öelda programmi nagu sisu oli see iseenda aktsepteerimine. Et sa tegelikult ei peagi olema perfektne, küll aga on hästi oluline ennast oma nahas hästi tunda. Sellepärast, et sinu enda see rahulolu tunne, mida tegelikult võimendab, sõna otseses mõttes enesega tegelemine, kreemitamine, sellepärast, et enese puudutamise juures, ükskõik vahet ei ole, keegi teine ka puudutab sind, on ju, et igal juhul see, nagu kuidas öelda, see toob sinu kehasse heaolu hormoonide nii-öelda tulva, ehk siis see puhas biokeemia, et sul hakkab iseendaga parem. Selles enesehooles on nagu nii palju maagilisi võtmeid sees, et kuidas seda nagu enda jaoks tööle panna. Ja mida ma näen võib-olla
pigem isegi vahepeal rohkem mulle tundub või see sõltub äkki, ma ei tea, nädalast või kuust või aastast või hooajast natukene ka, et kevadel ärgatakse intensiivsemalt ja siis sügisel maalt linna minnes, kontorisse tagasi minnes avastatakse ennast jälle vahepeal korraks ja siis enne jõulupidusid avastatakse ennast justkui korraks ja on tunne, et ma pean 5 erinevat potsikut juurde endale muretsema kähku, seepärast ma saan kiiret tulemust saada, et noh, et kui see toode lubab 10 päevaga paremat tulemust ja see 7 ja kolmas 21, nagu ma neid kõiki kasutan, äkki saab siis ikkagi nagu 10 päevaga nagu päris nagu superiks on ju. Et sa ei pea tegelikult tegema kõiki asju perfektselt ja võib-olla isegi üle võlli. Et mõnikord on hästi teadlikult valitud 3 sammu võivad anda nii suure muutuse sinu jaoks, kui need on päriselt nagu keha sellist laiemat tasakaalu mõjutavad, olgu siis nahatasand on ju, hüdratsiooni tasand, sellepärast me koostame 2/3 veest, pluss see toitainete baas ehk siis millest sind ehitatakse. Et kas su kehal on olemas need toitained, millest seda nahka ehitada, millest seda kollageeni luua ja nii edasi on ju, millest palju räägitakse tegelikult, et mis seal taga kõik on. Et selline hüsteeriline, paaniline, mida, kuidas öelda, endaga tegelemine ehk siis juba, kuidas öelda, nagu nii-öelda närvisüsteemi režiimi mõttes, et kus sa oled oma tegevusega, juba see võib tekitada sinu kehas nii tugevat stressifooni, et on olemas eraldi selline nähtus, isegi lausa nagu on selline, inglise keeles ongi väljend nagu cortisol face ehk siis selline paistes, loppis, veits punnis, veits punetavate laikudega olev nägu, mis näebki välja sõna otseses mõttes magamata, noh, selline magamata nägu, noh, peale pikka nädalavahetust põhimõtteliselt, et neid on hea teada, et on lihtsalt vahest ka mingisugused sellised kiired häkid, millega saab ennast paremasse kohta, aga pikem perspektiiv võiks alati silme ees olla. Võib-olla nii võtaksin võib-olla siis natukene nagu kokku mõnes mõttes seda, mis otsa ma lahti arutasin. Ja ma siin, kuna mul on ikkagi, kuna ma olen alati mõelnud, noh, nii-öelda, et mis, kus stress, kui me räägime stressist, eks ju, stress on mõnes mõttes see üldine nähtus mingisugusest ohuilmingust, noh, mis on, olgu ta siis täpselt nahas või ükskõik kus kohas. Siis mulle tundub, et on 6 põhjust, kust koha peal tavaliselt stress tuleb. On nagu valed asjad, mida võib olla liiga palju, ühesõnaga võib olla valed asjad. Ma olen seal laias mõttes, on nagu ükskõik, mulle tundub, see on ükskõik, mis tasandil rakendatav. Kapis, et sul on nagu valed asjad, et mul ei ole midagi selga panna või mul ei ole millegi tegeleda, aga mul on õudselt palju asju. Mis tähendab, mul on valed asjad, nad ei toeta mind. Siis ma näen, et on, kui me räägime elu mitmekesisust, on inimesi, kellel on väga palju asju ja see tekitab stressi. Ja siis on inimesed, kellel pole üldse asju. Ja see on üks asi, mulle tundub, millest tihtipeale, vähemalt Eesti kontekstis, me räägime liiga vähe, sest tegelikult mina näen inimesi, kellel elus ei ole üldse asju. Neil pole riideid, neil ei ole kosmeetikavahendeid, nendel ei ole enesehoolitsuse asju, nendel ei ole hobisid, nendel ei ole köögis on üks kahvel, mis on ka võib-olla üks piik on katki, sest kuidagimoodi on see mingi selline halb ennast eitava askeetlus. Ja see on palju levinum, kui ma arvan, et arvatakse. Siis on kehvad süsteemid, mis tähendab, sul võivad isegi õiged asjad olla, aga sa kuidagimoodi, see tundub, et see on kuidagi nagu keeruline, et see süsteemide tõttu ma ei saa seda kasutada. Siis on halvad harjumused või noh, nii-öelda puuduvad harjumused, eks ju, et kuidas seda üldse teha. Ja ikkagi, kui ma räägin sellest, et nii-öelda äkki probleeme ei ole või et miks ma ei saa midagi teha, nagu sa ütlesid ka, et nii-öelda need blokid on tegelikult ikkagi aegunud suhtumised. Et tegelikult nii-öelda see suhe on kuidagimoodi, et ma täpselt endiselt, mul võid olla head asjad ja harjumused ja oskused, ma olen ennast koolitanud, treeninud, konsulteerinud. Aga mu peas on ikkagi tunne, et loomulik ilu on see, et ma ei tee mitte midagi. Mis tähendab, ma istun mingisuguses vanas kohas, mingisuguses kohas kinni ja ma ei saa, mul ei ole ligipääsu. Aga mulle tundub, et need 6 asja on see, kus koha peal saab hakata diagnoosi tegema, et kus koha peal nagu nii-öelda see takistus on, et miks ei toeta mind. Ja minuks on nagu see, et see õudselt hea küsimus, et kas ma tunnen oma nahas hästi ja see sama see, et kas ma tunnen oma elus hästi. Eks ju, ongi sama asi, et kas mu kapp toetab mind, kas mu köök toetab mind, kas mu diivanipadi toetab mind. Et mulle tundub, et iga asja kohta saab tegelikult esitada selle küsimuse, et kas see teenib minu elu, kas see teenib seda, et ma saaks elada, et ma saaksin nagu ennast, ma ei tea, et kas su kodu on selline, et ta laeks sind ja et ta nagu toestaks, et oleks nagu telling tegelikult, eks ju. Ja mulle tundub, et see on nagu üks selline hästi lihtne viis, kuidas hakata tegelikult tasapisi tipa-tapa hästi väikeste sammudega kas või nagu minema.
et midagi saab teha, aga kõige tähtsam on aru saada, et tegelikult ikkagi sina oled oma elu keskpunkt, et ma arvan, et see on nagu ja küsimus ei ole nüüd see keskpunkt, et ma olen kõige tähtsam võrreldes teistega, vaid lihtsalt minu nagu nii-öelda minu elu algab minust. Minu elu ei eksisteeri, kui mind ei ole. Ja see tundub hästi tore on see, et umbes, et ma annan kõik oma lastele, ma olen hästi palju, mul on kliente, kes on õudselt armastavad oma lapsi, aga nad ei hoolitse üldse enda eest. Siis mul tekib küsimus, et kus see hoolitsus tegelikult on, et kas või see jätkusuutlikkus, et kas või see, et sa ei oleks nagu koorem oma lastele on vaja see, miks pärast nagu hoolitseda enda eest, eks ju, pikas perspektiivis või et mis eeskuju sa näitad, et kas see selline nagu ikkagi on, mis on, et meil on nagu jätkuvalt selline natukene märterlik ema on see meie naise arhetüüp, kus tundub, et hea ema on see, kes kuidagimoodi nagu on sorgus, eks ju, ja siis meil tundub, et vene emad, kes on kontsaga, kuidagimoodi tundub, et see ema ei saa kuidagimoodi olla nagu hea ema, eks ju, kui ta liiga ilus on või liiga hoolitsev on või ja küsimus nagu selle kõige juures, kui seda rääkida, on ikkagi see, et ma tean, et kohe tekib vastumeelsus, no kas tõesti peab sellest ilust siis nii palju rääkima. Ja ma tean, et mul endal tekib ka, et kui ma seda räägin, siis mul tekib endal nagu sama tihtipeale see küsimus, et miks sellest sellisel kujul rääkida. Ja siis ometi on see välimus see, mida me kõik näeme teistes ja see on see, millega me elame. Ja seetõttu mulle tundub, et vähemalt see minu lähtekoht on see, et küsimus ei ole isegi, et kui me räägime sellest, nagu üks on see enda poputamise osa, mis on nagu mina nimetan, see minu laadimine. Eks ongi see, et kas ma saan ennast täita ja laadida, täpselt nagu sina räägid nahast, et kas tal on üldse seda piisavalt materjali ja täpselt samamoodi vajan mina seda, eks ju. Aga ma arvan, et see nii-öelda see enesekesksus, nii-öelda elu, mina olen minu elu keskpunkt, on see, et lihtsalt, et ma saaks elada, et mind paelub kogu selle asja tegemine on see, et vabastaks mind rohkem elama. Et ma saaksin, ma ei tea, luua, ma saaks ennast väljendada, ma saaks olla kontaktne ka keerulistes suhetes, sest mul on ruumi. Et kui me lähme algust tagasi, mis see mõte minu jaoks on see, et kogu see nagu enesehool on see, et mul oleks ruumi, sest sel hetkel sa oled palju paindlikum, sa oled palju liikuvam, sa oled palju nagu vastupidavam, sa oled palju vähem võtad isiklikult. Et tegelikult, kui me räägime igasugusest nagu mingisugusest konflikti tajumisest, keerukuse tajumisest, segaduste tajumisest, siis meil on kandmisvõimet vaja ja selleks meil on ruumi vaja. Ja seda on täpselt seda õudselt palju lihtsam teha, kui mul on nagu, me läheme tagasi, ongi see, et ma ei räägi, täpselt küsimus ei ole nagu see tasakaal, aga et mul on nagu see hea seisund, et ma suudan isegi, kui kõik ei ole hästi. Ja see on hästi tähtis, et see eneseaktsepteerimise puhul ka, et see on protsess ja see on kiinukäänuline protsess, kus kell 10 on nii, küll 11 on nii, 11.30 on järgmine ja nii on. Aga oluline, et see punane joon oleks see, aga ma olen. Ja ma teen ja ma parendan ja teen, aga ma olen ja ma aktsepteerin, et ma eksisteerin. Ja mulle tundub, et see nagu võib ka olla nagu, ma tean, see on õudselt karm asi vahel, kui ma nagu ütlen, on see, et mulle tundub vahel, et Eestis meil see eneseaktsepteerimine ei lähe mitte minu aktsepteerimisse, vaid ma kahtlen, kas ma üldse tohin olemas olla. Ja seetõttu on nagu Eestis vahel see nagu baas, kust ennast üles hakata kergitama, on nagu ilgelt madal. Aga tänu sellele saab sellega ka tegeleda, et tegelikult, et kui sa nagu saad sellist head tuge, et siis nagu need abivahendid on tegelikult nagu väikesed ja siis teistpidi, nagu sa ütled ka need jõulud või sünnipäevad või ma ei tea, ooperisse minek, siis vähemalt minu elus on olnud, ma arvan, need, mis on tõuganud mind tegelikult tegutsema, sest tänu sellele ma mobiliseerun, et ma siis teengi ja saan aru, et vau, mis juhtuda saab. Aga nüüd on vahe see, et kas ma teen seda täpselt minu jaoks on see mäng, on hormoonimäng. Kas ma teen seda kortisooli pealt ja dopamiini pealt, mis tähendab, et läheb selline nagu negatiivne tagajärg. Või on see põnev, ma saan adrenaliini hoopis, ma saan serotoniini hoopis, ma saan endorfiini hoopis. Ja vaata, see on nüüd asi, mida ma oma tähendustega loon, sest mina käivitan nii-öelda selle tunnete nagu voolu. Ja sellepärast ma arvan, et neid järskusid hetki võib õudselt nagu targalt kasutada, sest nagu ongi, nagu me mõlemad ütleme, et midagi peab tegema ikkagi, et küsimus ei ole, et ise juhtub. Aga lihtsalt küsimus on see, et millise hormooni pealt sa teed seda. Ja mulle tundub, et me saame seda täpselt, et kui stressi ma lähen, kui on stressirohke olukord, pealt stressi minemine ei ole kohustus. See, et mul on nii-öelda pingeline olukord, stressis olemine, hirmus olemine, mures olemine,
ei ole kohustus, need on nagu hetkelised asjad peaks olema, aga mitte see, et ma toimetan nende pealt. Ja vaata, see on puhas enesejuhtimine. Ja ma arvan, et see enesejuhtimise alus on enesehoolitsus. Ja enesehoolitsuse all on aktsepteerimine, et ma olen olemas. Ja tänu sellele, et ma olen olemas, sellepärast olema ka oluline. Nii et, aga ma arvan, et nüüd me saame seda kokku tõmmata siin või kuidas, ma ei tea, võib-olla sul on veel mingi kommentaar siia otsa? Ei, tegelikult ma lihtsalt tahaks ainult kogu aeg noogutada ja pöidlaid visata ja kuidas öelda, rõõmsalt kaasa rõkata, et no kui sa praegu kuulamas olid, siis ilmselt saad ise ka aru, et see teema, selle inimkeha, see võlu, see pealaest jalad allani, siis seestpoolt väljapoole, väljapoolt sissepoole selle harmoonia ja sümbioosi ja kõikvõimalike ebakõlade imeliselt kõlama panemise, see temaatika kõnetab meid hästi nagu heleda leegiga, võiks öelda, sellepärast et no põhimõtteliselt ma arvan, võiks vabalt mõlemad siin 1,5 tundi edasi sellel teemal mõnusalt jahvatada ja muudkui võtta ka järgmise killu, millega edasi minna. Aga võib-olla võtta seda lihtsalt kokku sellena, et kui sa kuulasid ja sa tunned tegelikult, et mingite teemade koha pealt ikkagi võib-olla tasuks natukene strateegiat luua, korrastada neid harjumusi, neid nippe, mis sul on, et kindlasti sa minu ja Epu käest selles osas nii-öelda võimalusi saad nii ühiselt kui ka eraldi, sõltuvalt siis võib-olla dünaamikast, mis sind parasjagu ennast võib-olla kõige rohkem kõnetab, et kas minna kuhugile mingisse valdkonda hästi süvitsi, olgu see siis selline nahateema või laiemalt oma tegevuste mõtestamine, millega ju tegelikult mõtte väljatoomise, mõtte leidmise, jumal, Epp ise ütleb, millega ta tegeleb on ju, et kumb pool see on see, mis on sinu jaoks hetkel nagu see kõige tugevam ja teravam, aga reaalselt on nad nii tihedalt omavahel seotud. Ehk see on see, mis on põnev. Aga minu enda poolt seda, et kui sa sõna otseses mõttes tunned täna, et see naha sees olemise tunne ei ole nii hea, kui sa tahaksid, või sul on päriselt mõni nahamure, mis käib kaasas mõne kõhumurega alates seedimise teemadest, mis on minu jaoks nagu hästi nii-öelda sügavuti nahateema järel kohe teema, millesse mulle meeldib minna. Või sa mõtled, et sa lihtsalt tahaks hoida seda, mis sul on. Et mis võiks see hoidmise strateegia olla. Et tule julgelt konsultatsiooni, et selliseid 90-minutilisi strateegiasessioone teen jooksvalt pidevalt ja sellest piisab tegelikult päris mitmeks kuuks endale plaanide paika seadmiseks ja miks mitte neid iga kvartal teha, et natukene üle vaadata, et kus sa täna oled, kuhu sa minna tahad ja kas see, mida sa päriselt teed, päriselt nagu sinu jaoks töötab piisavalt hästi ka või tuleb seal veits peenhäälestamist, timmimist teha. Et kuidas sinuga on? Just, minu jaoks, ma arvan ikkagi see, et kui tundub, et on isu kuidagi enda elu rohkem parema tunde järgi oma elus, et siis kirjuta mulle, et äkki ma saan aidata vähemalt mõelda, et mis see on või et mis see tähendab, eks ju, et küsimus on ikkagi see, et mis sa mõtled seal, mis see tähendab ja kuigi ongi, ma usun hästi, on ka see enese coachimise oskus, aga me vajame siiski teisi selleks, et üldsegi saada oma mõtetele ligi ka tihtipeale ja vahel on kedagi teist vaja, sest mis ma näen, paljud inimesed on ka see, et eriti kui mul on nii-öelda niisugune kehv tunne, ma ei ole rahul, siis ma tegelikult see kõik võimendub taaskord, eks. Ja see, kui ma ütlen, et tihtipeale on see, et ma saan aidata näha, et aga tegelikult võib-olla on palju paremini ja see, millega inimesed vajavad, minuks on lihtsalt, et ma arvan, see, millega inimesed abi vajavad, on see, et keegi aitaks näha tugevusi, kes aitaks näha väärtust, kes aitaks näha seda, mis on, sest selle peal saab toimetada, kui ma siin rääkisin, et nagu rõõm on üks asi, aga tegelikult on sul vaja teada, mis varandus sul olemas on. Ja see on see, kus me selles liigses enesekriitikas me näeme ainult puuduvad, ainult viga, ainult ebasobivat. Ja see on see, kus on tihtipeale on nagu vaja kõrvalist abi, et keegi aitaks näha, aga mis on. Sest see on see, kus ka probleemi tähendus hakkab muutuma hetkega, sest sa saad jõu, eks ju. Nii et kui tundub, et ma võiks toeks olla sel teel, siis kirjuta julgelt. Aga ma arvan, et täna on hea siin kohas panna 3 punkti. Et soovime imelist suve ja naudi, ela seda rikkalikult. Täna on 4 püha teine päev. Nii et ja see on ka selline, et ela nii, et elul oleks maitset. Sinu maitset, sinu moodi maitset, mitte nii, nagu sa arvad, et normaalne oleks rikkalikult elada. Ja kui oleks külluse tunnet.
enda kehas ja elus kõiges. aga aitäh teile ja kohtumiseni. nägemist. head aega.